Tere tulemast! Tere tulemast San Marinosse. Me higistame mäest üles, et Kondlini jõuda, mis meid veel rohkem mäest üles viib. Nii et palju õnne meile. Panime räägid palju riideid selge, sest õues on külm, mingi 10 kraadi. 10,5. 10,5 ütles buss, jah. Aga no juba on palav. Vorst lähme. Ühesõnaga, Kondel on seal. Lähme Kondli peale, sõidame Kondliga üles linna. Ehk siis on vähe parem. Kindlasti mitte. Aga näeme Kondlile. Igatahes me kõndisime juba alla tagasi, sellepärast, et koer elas ta ilma suukorvita. Aga meie koer ei ole põhimõtteliselt kunagi kandnud suukorvi, ainult korra, kui mingi süsti on vist tehtud. Ja nüüd... Ei, süstiga tal ei panda kunagi seda süsteiga. Mingil puhul ta sai ükskord, aga ma ei mäleta, miks. Siis kui verd võeti. Verd võeti, okei. Ja nüüd me siis proovime, kas me saame... No praegu ta juba tõmbas selle endale ära. Aga no ma ei tea. Äkki joppab. Me jõudsime enda tänasesse ööbimiskohta. Võib-olla annab midagi ära, võib-olla ei anna, aga homme näete siis, mis me siis teeme. Ja praegu on aeg manši teha. Kell on juba 5 õhtul. Nii et jah. Igatahes lood on sellised, et
Intsul on rahakott kadunud ja ei mäleta nagu üldse, kus see jäi või mis. Terve buss oli juba lahti tõmmatud, ehk siis bussis me seda ei ole suutnud leida. Käisime poes, kus meile käisime, küsimas. Aga noh, et see Itaalias jääks see rahakott alles, see on suht väike võimalus. Ja nüüd siis läheme politseioskonda. Ja sellest Välisministeeriumi hädaabist oli täpselt 0 kasu. Ja esmaspäeval helistage saatkonda, noh, mis mul sellest kasu on, sellest infost. Mis ma nagu teen nii kaua. Ja, nii et dokumente pole, juhilaba pole. Loodame, et siis Sandra maha ei võta. Kuidas teha? Jah, eks ma saaks tegelikult sõita, aga kas sellest bussist jäi midagi alles, kui ma sõidan? Italiano, ma ei usu, et see hea mõte. Mõtlesin praegu sellele, et kui me hakkame tagasi sõitma, siis me enda kiirteed. Me ei saa isegi mõtled Itaalia kiirteed. Miks? Seal sai kaardiga käest. Nojah, ma räägin maa peal rooli seda. Tõsine kiirteed, sul keegi ei kontrolli midagi. Nojah, aga mul ei ole füüsilist kaarti, ma pean oma nägu selleks näitama, et saaks kaardist. Jah, hakkab jälle nii. Ei, no ma saan enda maga lahti teha selleks. Ja meil oli sulli ka seal vahel, et noh, kui varastati siis või noh, võeti sealt siis sularaha tõttu tõenäoliselt. Ei, no nad oleks võid selle sularaha võtta, aga olen dokument tagasi. Nii et jah. Ilmselt hakkame koju sõitma. Nii, nüüd on lood niimoodi, et me käisime kõigepealt ühes jaoskonnas. Seal nad ütlesid, et nad ei tegele selle asjaga, et nad lihtsalt võtsid mingi nime ja et milline rahakott on, kui keegi leiab. Ja siis meid saadeti kuskile teise. Ma ei tea, mis asi see on, nagu mingi karabinier, mis see tähendab, ma ei tea. Aga läksime sinna, siis muidugi keegi väga inglise keelt rääkinud, aga mis meile väljastati nagu dokument, kus on siis kirjas, et Indrek kaotas oma juhiloa selle numbriga. Äkki annad mu isikakoodi ka kõigile ja pangakonto numbri? Kõik teavad su nime. Sa võid ära selle, et mida iganes. Igatahes. Ja siis seal õnneks see Eesti äpp oli, et sealt me saime nagu näitasime tõestusena väga pildina, et ja see on nagu Indrek, et see on, aga jah, ja nüüd me saime ühe tuttava kaudu võib-olla seda tegeleda. Okei, ma pean aitama, sest Indrek ei oska kasutada iPhone'i. Olgu. Vaadake seda Emokol. Emokol 2, Emokol 1, Emokol 2, Emokol 1. Muide, ma tahtsin veel teiega väike pihituba. Kui me juba tänane päev nii halvasti läinud, siis ma räägin, mis meil veel on halvasti läinud. Ja see on siis kokandusosakonnast. Esiteks me tegime üks õhtu knokisid. Jah, tegime knokisi, mis alles knoki, väike sink, koor, lebo ju. Mis juhtus, oli see, et see sink, nad müüvad siin nagu pakis, no et sa saad kohe panna pastadesse. No ilmselt selle sink, see on see nende mingisugune, ma ei tea, mis iganes. No jah, ma ei tea, mis iganes, aga no põhimõtteliselt nagu sink. Ja see oli nii soolane ja mina ei proovinud enne, ma panin soola juurde. Ja mis juhtus? See oli nii soolane, nagu seda ei kannatan süüa, lihtsalt nagu me sõime küll nats, aga no kohutav. Siis ma juba rääkisin mitu nädalat tagasi vist Austrias, et ma tahaks teha kirjukoera süüa. Seire ma mõtlesin, et ma mõtlesin mingi oma teooria välja nii äge, ma teen niimoodi. Ei töötanud. See tuli, ma ei tea, mis asi, see tuli lihtsalt mingi plönn, sest need küpsised imesid kõik selle nagu vedeliku sisse ja siis see tuli mingi igatahes. Video peaks, no TikTokis on kindlasti, ma ei tea, kas Instagram laseb nii pikka videot panna, nii et saate seal vaadata, kuidas sellega feilisin. Ja siis üks päev tegin pogisalatit. Siis ka poes tundsin nii mõnus avokaado, siis lõikasin. Siis ma lõikasin endale kõigepealt kätte, aga kuna Intsul oli veel paha töö, siis ma ei hakka talle ütlema ka, et ma olin mingi ja siis see avokaado oli ka täiesti toores, ei saanud süüa jälle. Ja nii need köögipäevad lähevad. Aga noh, õnneks täna ma olin nii tark, tegin munaputru hommikul selle sama singiga, siis ma vähemalt proovisin enne ja siis, see on soolane, rohkem ma soola ei pannud.
ja nii need kokandusosakond läheb. Kurikoer. Igatahes. Tüüp vaatas taevasse ja haukub. Ufosi nägid või? Igatahes me tegelikult me ei lähe magama, aga me lihtsalt oleme niisama. Nutame natukene. Ja siis homme me mõtleme edasi, mida teha. Et selles mõttes, kas me lähme koju või me jääme siia, et meil on nagu plusse ja miinused, paneme siin enam-vähem kirja. Et mida me teeme, meil on nagu, ei tea. Või kuidas edasi minna, et eks homme oleme targem, et saame saatkonna ja siis selle transpordiametiga rääkida, et siis saame ta võib-olla targemaks ja siis vaatame edasi. Nii, kell on 3 päeval ja põhimõtteliselt me oleme terve päev tegelenud sellega, et kuidas me oma dokumentide asjadega saame, mis on kõige parem valik, mis on blablabla. Ja siis me olime juba valmis koju minema. Aga Intsu ülemus oli, et aga miks te lennukiga ei tule? Siis me olime meiega, pole halb idee. Ja siis me mõtlesime veel parem asja, et võtame Intsu õe kutsume siia. Sest Intsu tal on nagu nii lavib Itaaliat. Ja siis lõppeski sellega, et lennupilet on ostetud ja meil on bookitud siis nädalavahetuseks mingi villa. Me ei ole väga kained inimesed, aga elame ainult ühe korra, nii et... Kas oleks olnud odavam võib-olla koju sõita? Maybe. Aga me ei taha tulla teie juurde sinna, sest teil on külm seal. Me ei taha tulla, teil on külm. Ja pime. Ja pime. Meil päike paistab. Me reaalselt mõtlesime nagu mingi terve hommik, mida me teeme. Et üks valik oleks olnud see, et oleksin mina läinud siis lennuka koju, samal päeval tagasi tulnud. Siis oli teine valik, me lähme mõlemad autoga koju ja lähme käime sealt saatkonnast läbi. Ja nüüd siis järsku me oleme seal etapis, et meil on kõik asjad ostetud ja me lähme Milanosse. Me oleme poolel teel lõuna, aga nüüd me läheme tagasi põhja. Jah, oleme nädalavahetuse Milano lähedal siis, jah. Et vähemalt saame jätkata oma reisi peale, seda lähme lõuna poole edasi. Tagasi. Tagasi. Ehk ma tellisin omale uue juhiloa Eestisse, teen õele volituse, et ta selle kätte saaks. Siis ta kiirtellimus tehakse kolmapäevaks valmis, ta võtab mu juhiloa. Mul on pass kodus olemas, võtab mu passi kaasa. Ja ongi kõik põhimõtteliselt. Kõik dokumendid, mis on vaja, on olemas. Pangakaardi tellin ka uuesti, aga selle siis panen siis telefoni külge oma pangakaardi lihtsalt. Meil lihtsalt on see probleem, meil ei ole ühtegi füüsilist pangakaarti. Jah, aga siis jah, me saame äkki, Jane saab meil sularahaga tuua ja siis me saame hakkama vähemalt mingi aja. Igatahes me ei ole väga normaalsed. Ma arvan, et me oleme väga normaalsed, sest mis see parim variant, mis nagu, kui me nagu mõtleme seda, et mis on nagu tegelikult tähtis või miks me tegelikult selle bussiga ringi üldse sõidame, on sellepärast, et saada sealt pimedast ära ja mitte olla selles, ütleme nii, meil kodus on väga halvad rutiinid, mis tekitab pigem sükest masendust, särki-värki. Jah, sest et niipea, kui me nagu rääkisime, et okei, lähme siis koju ära, mõlemad just mingi emosid. Jah, me teame, kuidas meil kodus hakkab elu minema. Ükskõik, kui palju me proovime kokkuleppeid teha ja kui palju me üritame nagu mõelda, et me teeme nüüd nii, teeme nii, läheb, mida aeg edasi, seda rohkem me vajume ikka tagasi oma vanadesse harjumustesse ja siis me oleme mõlemad nagu kuradi kalad seal. Nii et jah. Nii et me otsusime iseenda valida ja just. Oleme natuke aeg kauem siin ja siis jah. Lisaks ma teen oma õele ilusa kingituse, et ta saab nädalavahetuseks tulla Milanosse. Või tegelikult me ilmselt mitte Milanosse ei lähe. Võib-olla kui mu õde tahab minna, siis me võib-olla lähme, aga tegelikult me oleme mingi tund aega Milanost eemal, aga see koht on väga ilus, nii et me vaatasime alguses ka teisi kohti ka, aga ma olin seda villat juba näinud, ma ei saanud millegi muuga leppida enam. Aga see tegelikult selles mõttes võrreldes mingi hostelite hinnad 3 inimesel oli põhimõtteliselt sama kui villa võtta, siis
me leidsime, et me pigem võtame selle, kus me saame täiesti üksi olla ja seal oli ma ei tea, kas oli saun, aga me saame oma pesu ära pesta näiteks. Just. Et see on siis win-win. Aga nüüd me siis peame hakkama sõitma mingi aeg sinna Milano poole. Jah, eks me peame vaikselt panema. Reede hommiku poole mul õde jõuab. Siis võtame ta peale ja lähme villasse ja hakkame mul lõpuks kellegiga veini juua. Kas sa tahad? Vurs tahtis ka eetrisse tulla. Ta on meil viimased mitu päeva oksendanud, ma ei tea, mis tal viga on. Ei tea, jah. Aga äkki ei ole midagi halva loomulist enne varst. Tegelikult täna tal oli 2 päeva võib-olla sellepärast, et ta liiga hilja süüa saanud. Sest et mina täna ma läksin kohe koosolekuid asju tegema, mis ma ei jõudnud talle süüa anda. Ja no praegu ta ei ole, kui me kõhu täis süüsta nagu normaalne. Aga hoiame silma peale. Olgu, igatahes olete update'itud ja vaatame, mis siis edasi saab. Ei ole probleeme, on ainult lahendused. Ärge otsige vabandusi, otsige lahendusi. Niukased targad sõnad Indreku poolt teile täna siia. Otsige lahendusi, mitte probleeme. Ma siis panin Intsule vett. Vesi on vesi. Ja siis keset seda ma näen, et mingi asi on nagu, mis ei kuulu sinna, et sinine asi peegeldub vastu. Te saate aru või? Me ei tea, kuidas see saab siuksesse kohta kukkuda. Nagu kohvi ta ei joonud, pliiti ta ei kasutanud, vett ei ole võetud ja samal õhtul ma panin veel nagu neid asju siin. Ma eile võtsin pliiti, ma ei näinud seda seal. Me oleme ostnud lennupiletid, me oleme ostnud ööbimise, me lähme tagasi üles. Ja oleks nagu leidnud tund aega varem. Oleks kas või leidnud eile õhtul, kui ma pliiti võtsin. Aga ma ei näinud seda. Ma ei oska oma emotsioone händlida peale. Ma ei tea, ma tean tollest õhtust, ma mäletan nii palju, et me tulime. Käisime ühes poes, käisime teises poes. Ja siis me läksime ühe ringraja parklast, tahtsime järgmine päev minna ringrajale. Ja ma ronisin otse istme pealt voodisse. Ja kui see oli mul taskus, siis see oli mul taskus, aga kuidas ta siia sahtlisse sai, ma ei tea. Nagu see sahtel on kinni. See sahtel on kinni, jah. See ei ole nagu, et ta on meil lahti. Null. Ma ei tea, kuidas ta sinna sattus. Ma ei tea. Või kui kohvimasinad panid ära või sa ei pannud? Ei, ma ei pannud ju kohvimasinad. Ei tea. Täiesti see. Mul on juba uus juhiluba tellitud, kõik asjad, nii et nojah, mis siis ikka, vähemalt niigi hästi läks. Näevad ID-kaart on olemas. ID-kaart on vähemalt olemas. Ja pangakaardid on alles, nii et selles mõttes. Ja sularaha on meil olemas nüüd. Et, jah, muidu meil oleks mingi 3 sotti sularaha ka kadunud, et nüüd. Noh. Tasuta raha. Tasuta raha. Maast leitud. Sahtlist leitud. Oh my god, mis see elu oli. Igatahes me unustasime teile kämpsi näidata, aga see on ka midagi erilist. Välja arvatud see pesemisvõimalus seal. See oli siuke suur parkla ja tegelikult oli tee kõrval, et sõitsid suht paljud autod, aga õnneks öösel oli ikkagi vaikne. Ja nüüd me sõidame kuskile. Kuskile sõidame. Ma ka praegu peast ei mäleta. Thanks, mulle on mikri andnud. Ühesõnaga me sõidame siis Milanole lähemale nüüd. Et ongi iga päev sõidame mingi tunnike või midagi, sõidame Milanole lähemale. Ja täna me alustasime varem sõitu ka, sest et muidu me sõidame, jõuame alati nagu pimedal ajal ja siis on kõik nii nagu ebameeldiv ja kole ja mida iganes kõrvad läksid lukku. Ja nüüd me sõidame Valges. Jah, sõidame Valges ja teeme õhtupoole tööd ja väga ilus. Täna on väga mõnus ilm, et õues on mingi 18 kraadi sooja. Ja, et väga mõnna oli. Vot, aga me peame veel poodi otsima ja siis saame
Tudulasse. No järgmisse kämpsi jah, lihtsalt järgmisse kohta, kus on, et... Algo, näeme kuskil. Kunagi, võib-olla. Kui me midagi ära ei kaota. Jah. Näiteks. Te näete ka. Jah. No võib-olla, jah, kui me kaameraid ära ei kaota. Kõiki korraga. Siis on nii. Algo. Aga lähme jalutame. Naudime ilusat ilma. 19 kraadi õues. Siukene campsite siis, ma ei tea, ja Kärt ei näitanud vist. Põhimõtteliselt mingist Ata kõrval lihtsalt on mingi kämprite arja ja seal saab vett ja asju tühjendada ja kõik särgid ja nii ongi. Aga ülirahulik, nii vaikne on, et täitsa ulme. Kuidas kommenteerid neiu? Jaa, on väga vaikne, et prügikast pidi prügi sorteerima ja siis ma pidin oma käed mustaks tegema. Jah, siukest nagu mixt nii-öelda või segaprügi kohta ei olnud, kõik pidi ära sorteerima. Seal on, aga see on mingi kohal. Jaa, kusjuures ma peaks näitama teile. Ma ei tea, kas ma olen näitanud Itaalias. On siuksed prügikastid, huvitavad prügikastid. Siuksed prügikastid. No ulmesüsteem on ju päiksepaneelid, särgid, värgid. Aga, et iga lammas ei saa tulla ja siia panna oma prügi, et elanikele antakse siuksed kaardid mingisugused, millega nad siis saavad selle luugi lahti teha ja saavad prügi panna. Ja siin samamoodi sorteerimine, särki-värki. Mis tegelikult on üli hea mõte nagu. Miks mitte? Et ei saa suvaliselt tulla oma prügi lihtsalt tooma. Et see tundub nagu hea mõte ja see ei ole esimene koht, kus ma siukest asja näen. Nii et jah. Siuksed lood. Lähme siis jalutame. Siin on mingi vana linn ja kuskilt keegi ütles, et see on üks kõige ilusamaid külasid Itaalias, nii et vaatame üle. Kas see on kõige ilusam küla Itaalias? Siin on nii suured lehed. Suurem kui Kärdi pea lihtsalt. Issa, ma ehmasin ise. Ma räägin, ma olen päris gängsteri. Nii tule keegi. Me käime jah huudis, me oleme Itaalia huudis, käime gängsteritena. Sest et mul tuli jäätiseisu ja meil on pood suht lähedal, nii et me kasutame seda võimalust ja lähme ostame jäätist. Sest mul on räme magusaisu, aga meil on küpsiseid, aga ma ei taha küpsiseid, sest see on kuiv ja siis mu kõht hakkab valutama. Ja tegelikult tundub, ma saan aru, et te vaatate, et on öö, on ju. Et on mingi öö. Tegelikult ei ole öö. On kella 6 läbi, pool 7. Ma arvan, nad ei vaata, oleneb, mis ajal nad seda vaatavad. Eestis on juba praegu 3 pime. Jah, siin on mingi 6, et see on veel OK8 jääd siis või? Jaa. Ja varsti jätsime bussi. Jah, et me saaks minna poodi. Aga võt, me lähme siis Coopi. Coopi lähme, jah. Näete, nüüd te näete öövalguses ka seda kindlustlossi. Kindlust. Nüüd käib ikka elu, enne olime täitsa üksi, aga nüüd minnakse laste. Õhtul hakkab öölu pista. Ja, no sööma aeg hakkab ja lastele minnakse järgi ja igast asju. We made it! Praegu on ikka väga palju liiklust. Väga palju liiklust. Aga jõudsime Coopi, et minna Jätsinendale. Juhuu! Rasnad ei müügi Jätsinenda, jaoks oli ka külm. 5 liitrine kõige väiksem. No siis me peame terve õhtuga 5 liitris ära sööma.
nii, oleme tagasi bussis. Siuksed jätsid võtsime. 300 grammised. No natuke väiksed on, aga saame hakkama. Kärt võttis Chocolate fondante extra. Mingi eriline šokolaadikas siis. Kärt on väga šokolaadifänn, kui te ei tea. Ja ma võtsin siukse, see vist on crème brûlée oma. Crème catalana. Võib-olla ma väga solvan siin mõnda Itaaliast, kui nad ütlevad. Aga põhimõtteliselt siuksed jätsid siis. Crème catalana. Con canella dello Sri Lanka. Nii. Muy bien. Jõudsime elusalt tagasi. Kärt juba ootab seal jätsi, nii et ma ei lase tal ka oodata. Ja vett ootan ja siis igast asja ootan. Jah, sest teate, kui naisel on kõhtühi, siis ta on väga kuri. Küll te mehed teate seda asja. Olgu. Hea tööd teile. Me hakkame jätsist sööma. Te minge magama. Ja siis hakkame nõusime saa. Ma lubasin nõud ära päästa täna. Te näete, kui raske mu elu on. Hea tööd. No tere. Tere tulemast järgmisse päeva. Tegelikult on juba päev vaikselt läbi saamas või noh, pool tööpäeva on läbi meil. Aga jah, pool päeva on juba läbi. Või rohkem kui pool päeva isegi. Ma isegi ei tea, mis see kell on. Kell on mingi 2 või midagi, või 3. Igastahes. Mis ma tahtsin rääkida? Tahtsin rääkida seda, et täna on väga kena ilm. Ma olen lausa te ei näe lühikeste pükstega. Ja lühikese särgiga ja päev läbi nii on. Mul just oli mingisugune koosolek, kus ma põhimõtteliselt olin lihtsalt kuulaja rollis, siis ma istusingi päikse käes bussitrepi peal ja klapid peas lihtsalt kuulasin ja nautisin päikest. No ülimõnus oli, ülimõnus. Ja praegu ka väga mõnus. Tulin natuke vorsti tuulutama enne kui sõitma hakkame. Me ilmselt mingi paari tunni jooksul hakkame sõitma. Et sõidame jälle Milanole natuke lähemale. Et homme on juba meil kolmapäev. Siis jah. Ei, täna on kolmapäev, homme on neljapäev. Et homme õhtuks tahaks siis olla kuskil nagu suhteliselt Milano lähedal. Et kuna hommikul kella 10, või noh hommikul, no jah, enne lõunat kella 10 peame juba olema nagu lennujaamas vastas, et siis ei oleks mingi räiget palju sõita vaja. Mis oleks nagu tore. Nii et siuke plaan on siis igastahes. Minna, jah, et siis täna sõidame mingi tund-poolteist, võib-olla homme mingi tund-poolteist ja siis me olemegi juba nii kaugel, et jõuame Milanole piisavalt lähedale, et siis hommikul saame lennujaamas vastas olla. Vot siuksed lood, aga täna on nagu väga mõnus päikseline ilm, nagu ma juba rääkisin, nii et Solar toimetab täiega, meil ei ole juba 2 päeva siin mingit elektriconnectionit olnud, aga kui niimoodi päikest on, siis nagu on elektrit piisavalt ja kui liikuda ka, kui nagu kogu aeg ringi liikuda või noh, kui iga päev sõidad edasi natukenegi, kas või mingi tunnike, siis tegelikult ei ole akkudega probleeme, aga üldine plaan on see, et jõulude ajal, kui me lähme Eestisse, siis ma tahaks tellida uued akud selleks ajaks ja ära vahetada. Et praegu meil on siis 2 100-amprist ja no me saame, ütleme, kui me seisime ühe koha peal ja päikest ei ole või on minimaalselt päikest, siis me saame mingi 2 päeva tööd teha. Aga siis juba läheb, noh, mingi kohvimasinat ei tahaks väga tööle panna võib-olla, mingid siuksed, no eks see on mingi minu kiiks ka, et ma ei taha väga nagu louks neid akusid lasta. Aga jah, et praegu meil on 200 ampertundi, et ma tahaks lausa mingi 600 ampertundi panna, et saaks vabalt kasutada kohvimasinaid, veekeetjaid, meil on see kuumaõhu, fritid, asjad, särgid, värgid, et saaks nagu normaalselt kasutada ilma, et see peaks muretsema kogu aeg nende asjade pärast ja tahaks mingi 3-4 päeva ühe koha peal lihtsalt sitsida. Nii et isegi kui päikest ei ole, vihma sajab, on ju, et oleks hea rahulik. Et see on siuke suhteliselt lihtne fit. Kui ma leian normaalse hinnaga kuskilt 300 ampritunnised akut, siis panneks 2 tükki asemele ja oleks kena. Et siuke plaan on meil, on mul vähemalt. Ja noh, Kärt on ka juba vaikselt päri sellega. Aga jah,
ja mis ma veel tahaks detsembris ära teha, ma ei tea, kas mul õnnestub ka, on see, et ma tahaks voodi ümber teha, et ma tahaks kogu selle voodi kompoti välja tõsta ja panna meil siis mingid metallist toed, kuhu peale see voodi plate toetaks, madratsi plate, siis kui meie peale madrats toetab. Ja all oleks siis üks garaažipind, mitte mingid sahtlid ja mingi 1000 häda. Et see ei ole see, mida... Üli ebamugav on sealt asju võtta nagu. Et tahaks selle nagu ringi teha. Vot siuksed lood. Aga ma natuke veel peesitan ja siis hakkame mingi hetk edasi liikuma. Eks me siis jälle näitame teile, kui me edasi oleme jõudnud. Nii, siin siis on meie tänane parkla. Mingi siuke ei tea, Ints valis. Ja nüüd me täna tudume siin. Sõit oli väga pikk ja väga närviline, sest nii palju kiirteel oli nii palju autosid. Ja see paneb mind jälle küsitlema igast asju. Mis asju see paneb küsitlema siin? Kuidas me peaksime lõunasse tagasi sõitma siukse liiklusega? Mööda teed ikka. Issand, kui hästi see filmib. Proovime seda mingi pimedat moodi. Minust jumala hea kaader tundub nagu. Aga me saame oma prügi ära visata. Varsti tule siia. Saame oma prügi ära visata. No nüüd sul on ümber käpa, jah. Väga tore. Emme äkki päästab sind. Eks me mööda teed peame sõitma, aga jah, need kiirteed on nagu... No vahepeal oli 4-realine, siis oli nagu mõistlik. Aga siin sõidab nii palju rekkaid, nagu see on nii palju rekkaid, siis nad tahavad kogu aeg üksteisest mööda sõita. Ja siis mõni vend sõidab vist mingi 15 minutit mööda. Ja kuna ma ei taha nagu bussi piinata, vaid tahan mingi siuke 105-ga, natuke alla 105 sõidan, 104 kilomeetrit tunnis umbes. Hoian neid pöördeid nagu mõistuse piires, siis vaata siin on keelumärk, sa ei tohi minna sinna. Saad särakat. Ja siis ma nagu ei taha sinna kiiresti ritta ronida sinna 130 peale. Siis on siuke ebameeldiv. Ühesõnaga ebameeldiv. Ja hästi siuke jah. Kui Poola kiirteed on hästi laiad ja Saksamaal hästi laiad teed. Siin on nagu jumala kitsad ka. Aga ei, midagi muud ei ole, lihtsalt siuke natukene väsitav nagu on see sõitmine. Natukene, jah. Forst teeb oma lemmiktegevust. Ma olen täiesti impressed selle kaamera kvaliteedis. Ma ei tea, kuidas see pärast välja näeb, aga praegu siit niimoodi vaadates tundub küll üli normaalselt filmib, sest õues on täiega pime. Meie eelmine kaamera küll nii hästi ei filminud. Nii et jah. Liiklus on seal, Liiklus on seal, et natuke on ilmselt kosta autosse ka seda, aga ei midagi hullu. Pole hullu. Me jaksame magada küll, suudame magada küll siukse ja öösel ilmselt on nagu nii rahulik. Ja hommikul me ärkame nii vara, et varsti ära mine tee peale, auto tuleb. Tõsi. Vot siuksed lood on meil siin. Ma tahtsin vaadata, kas seal on mingi koerte jooksuväli, aga veel üks auto. Seal on mingisugune nagu siuke aedik, aga see vist on laste mänguväljak. Mitte koerte. Vaatame. Varstu. Aga jah, üks teine kämper on veel peale meie siin. Aga ta pargib kuskil kahtlases kohas, mina ei tea. Ta pargib üle 2 koha. Mitte, et see väga mingi kasutatud parkla oleks, aga me panime sinna, kus me ei tohiks kedagi segada. Nii, mis siin siis toimub? Ei, see on ikka lastepark. See ei ole koertega, ei tohi siia üldse minna. Vorst, sa ei ole tere tulnud siia. Aga suitsetada ei tohi. Aga ikkagi see on ikka lastepark, mitte koertepark. Vot, et kui tahate lastega reisite, siis siin on päris hea koht, ma ütleks. Üks kämper tuli veel. Siis on siuke suvel kindlasti tore siin lapsed saavad möllata ja saad ise mingit tööd teha ja ma ei tea mida. Vot siuke lugu. Meil tuleb veel üks naaber. Ma loodan, et täpselt me kõrvale ei pargi vähemalt nagu. Et siuksed lood. Nii et ilmselt täna enam ei filmi, meil ei ole midagi filmida enam. Et homme siis näeme jälle. Nii et hea tööd. Hea tööd. Me jõudsime siis tänasesse parkimiskohta. Täitsa valges. Mis on tore. Ja nüüd siis teeme vorstiga väikse tiiru. Vaatame, mis siin ümberringi toimub. Ja
siis teeb süüa. Täna on kavas hakkliakaste ja kartul. Nii et siuke eestimaine natukene. Ja ma näitan teile kohe seda parkimiskohta ka. Tegelikult näete selja tagant. Siuke tavaline parkla, et ei ole nagu midagi spetsiaalit. Ja siin on mingi haigla. Nii et me magame põhimõtteliselt mitte vangla, vaid haigla kõrval või haigla juures. Me seekord siis otsustasime, et me lõpetame üks päev varem video ära. Et homme on lihtsalt see päev, kus Ints läheb õele lennujaamärale ja me ei tea, kui palju me filmime nagu tol nädalavahetusel, nii et võib-olla siis nagu uus osa hakkab siis pühapäeval põhimõtteliselt. Et ja, eks vaatame, et nagu mis me teeme ja mis tegevused on ja mis iganes, aga tõenäoliselt on see, et me nagu ei filmi eriti. Nii et see nädal siis jah, saite meiega San Marinos käia ja meie dokumentidega kaasa elada ning rohkem me vist ei teinudki midagi. Jah, nii et selline see elu on. Nii et näeme järgmisel nädalal. Jokes on you, näete meid veel. Hakkasime just voodisse minema ja siis tuli mingi full noorte gäng oma autode tümmi igast asjadega nagu. Nii et jah, me siin nüüd otsime uut kohta. Kuhu minna? 20 minutit hiljem jõudsime kuskile parklasse, aga siin ka on juba 2 autot, kus on noored. Aga nad ei lase tümmi. Nii et maybe it's a win. Võib-olla saame vähemalt öö ära magada. Et jah. Eks täis. Ega siin väga valikut ei ole, kuhu minna. Et siis on nii. Et eks te võib-olla näete meid veel, võib-olla mitte, võib-olla me saame magama. No jah, nende jaoks ei ole kell tegelikult nii palju, kui meile tundub nagu. Ei ole jah, no kell on 10:30. Aga no meie juba enamasti magame see aeg, aga itaallaste jaoks saab alles õhtusöögi aeg põhimõtteliselt läbi nagu. Nad hakkavad alles kodu tagasi minema. Et jah, olgu. Võib-olla näete, võib-olla näe, võib-olla näete järgmisel nädalal.